Väliksvägi. Siin me taas kord siis jälle oleme. Kas mind on kosta? Andke märku. Ootan, kui te tulete eetrisse. Täna siis tingimusteta ja tingimustega armastusest piilume, vaatame otsa, teadvustame ja iga teadvustus annab selle, et sa saad valida teisiti. Juhul, kui see sind kõnetab. Tere Eerika, kes meil veel vaatavad. Kirjutage, kus te vaatate. Imelist teisipäeva. Imelist teisipäeva teile siin. Tervitan sind ka välis. Näidake ennast, kes piiluvad siin. 5 inimest vaatab juba, 6 inimest vaatab juba. Mõni hetk veel tõmbame selle tingimusteta armastusega kõik kohale. Tere Eve. Saatke kommentaariumisse. Saatke tänane soov. Mida sa soovid? Kirjuta kommentaariumisse. Vaata, kas ma saan juba muuta pärist. Kirjutan siia, et kirjuta oma soov kommentaari. Tere Egle. Egle ka vaatab. Nii armas sinust. Aitäh, et te seal olete. Ma eeldan, et mind on kosta, mind on kuulda. Aga tingimustega ja tingimusteta armastus. Natuke valgus sellele minu seest. Miks ma seda jälle jagan, sest mul tuli hommikul ma istusin selle sees hästi sügavalt ja vaatlesin. Ja vaatlesin seda kõrvalt. Vaatlesin maailma, vaatlesin iseennast, vaatlesin, et mõista. Ja selleks, et mõista, et mis energia saan mina olla, et iseendas märgata mingeid kohti, kus ma võib-olla loon iseenda elu tingimuslikkusest. Hei Kairi, selgust, kergust, armastust. Aitäh, Erika, nii armas. Kuu pealt ja Kairi on seal laagris, Paastu laagris vist, kui ma eksi, puhastuses Pärnust. Leili, Espoos, homme Eestis, Liia, nii tore. Yes. Teeme sobilikult, palun mulle tingimusteta armastust ja palun. Ülilahe. Aitäh. Aga me tihti selle tingimusteta ja tingimusliku armastuse suhtes, need on mõlemad olulised teadvustused, et eristada tingimustega armastus. Kumbki neist pole vale ja kumbki neist pole õige. See teadvustus annab sulle informatsiooni ja selguse. Selgus on teadvuse või teadlikkuse kõige olulisem aspekt. Selgus sinus. Selguse kergus sinus. Sest kui on udu, kui on ähmasus, kui ei ole selgust, siis me läheme lappesse, kui me läheme lappesse, siis me käitume ebateadlikult, mitte kohalolus, läheme joondusest välja. Ja juba oleme mõjutatud välisest ja kui me oleme mõjutatud välisest, siis otse kohe me hakkame ennast sobitama ehk seama tingimusi ja nii edasi ja nii edasi. Üli lihtne metoodika, kui sa tegelikkuses kohalolus vaatad seda. Ja, tere Merje.
veel rohkem selgust, palun ja palun veel rohkem selgust. aga mis on siis natuke siis tingimusteta ja tingimustega armastuse nagu siis erinevustest, eks ju. et tingimusteta armastus on oma olemuselt lõputu, piirideta, lõputu ja piirideta. ja kui ma ütlen lõputu ja piirideta, siis isegi kui sa paned tähele, siin kaovad ära igasugused mõistust, kuidas öelda, rahuldavad tingimused, eks ju. aga seda saab natuke lahti võtta sellisteks kihtideks, et sa saaksid rohkem teadvustada seda, neid elemente justkui, et see koosneb päris mitmetest kihtidest ja need on nüüd need kihid, mida me saame iseendas avada rohkem, keda see kõnetab tegelikkuses, on ju. et see on niisugune justkui nagu kaardistus, see on justkui nagu vaatlemine, et kuidas sul sellega on. et kõigepealt vastuvõtmine on üks kihtidest ja see üks kihtidest siis vastuvõtmine, kõige lubamine ehk siis olla laskmine, see sellisena nagu ta on. et sa lased kõigel olla sellel selline nagu see on, ilma hinnanguta, ilma ootusteta, ilma eesmärgideta või muutmise soovita. sa lased olla, see on üks kiht siis, mis on tingimusteta armastuse üks aspektidest. teine kiht, mis on veel tingimusteta armastuse aspektides, on haavatavus ehk ausus, ehedus. see on lõputu voog ja julgus olla avatud südamega ka kõige ees, et sa ei pane kusagil omale kaitseid ette, mitte kuskil. kaitseteta, aus ja nähtav oma tunnetega, oma emotsioonidega, iseendana. see on ausus ja haavatavus, see on nagu, sa oled täiesti nähtav oma ilus ja võlus. see on tingimusteta armastuse üks kihtidest. siis kolmas üks tingimusteta armastuse kihtidest on andestus. see sõna tuleb andmisest ehk andestus, andestamine, andestus. see on tagasiandmine. andestus tuleb siis andmisest. see on lõputu voog. lõputu voog ja jätkata andmist ilma süüdlast otsimata. et see reaalsus on hästi palju seadnud hinnanguid, püüdes leida justkui süüdlast nagu põhjuse tekitajat, mis tekitas halba tunnet või kibestumist või midagi sellist. aga andestus on andmine lõputu, ma olen lõputu kingitus kõige palge ees, ma ei jäta hoolimist, ma ei lõpeta seda ka siis, kui ma tundsin valu, eks ju. see on vajaduseta süüdlast määrata. tänulikkus on järgmine aspekt tingimuseta armastuse puhul, eks ju. ja tänulikkus kõige olemasolu ja kogemuse eest, nagu kõige eest. ja eriti siis, kui see asi või olukord või situatsioon ei vasta su ootustele. see on tohutu julgus, see on tohutu julgus. tingimusteta armastuse aspekt on tänulikkus ehk siis üks kihtidest. olemise avarus või olemise ruum, see space, selle, me tihti oleme siin kõik reaalsuses oleme õppinud reageerima, vaadake, eks ju. et see on seotud hästi palju närvisüsteemiga,
et me oleme õppinud reageerima. Kui sa nüüd vaatad, kas sa lased asjadele olla selles olemise ruumis, et kui sa jääd sellesse olemise ruumi, sellesse kohalolusse sellega, mis on, isegi kui keegi on närvis su peale või keegi on vihane su ees, eks ju, see on olemise ruum. Selle asemel, et reageerida, lubad sa asjadel olla. Ja lubad asjadel areneda nende loomulikus tarkuses. Ja üks kiht siis on veel, on loomulik voolamine. Loomulik voolamine. Mitte fikseerimine, mitte kinnihoidmine. Vaid selline usaldus elu loomuliku liikumise ja muutumise vastu. Mul on sõber, kes on olnud nädal aega väga sellises seisundis, kus on tohutult, kus ta keha lihtsalt magab 15 tundi, 18 tundi järjest. Väga lühikest aega on ärkvel ja ainult magab. Ehk siis mõistus tahab arvata, et midagi on juhtunud, midagi on lahti, aga tegelikkuses lihtsalt oled selles loomulikus voolamises ja lased loomuliku liikumise ja muutumise toimimises nagu endal olla ja kõigel olla. Ja tingimusteta armastuse energia, see on tohutult avar, soe ja läbitungiv ja toetav energia. Soe, avar ja läbitungiv. Ta ei nõua mitte midagi, ta ei oota mitte midagi, ta lihtsalt on. Ta on täiuslik ja piiritu. Ja inimesed põgenevad selle eest, sellepärast et see sunnib inimestel oma süda lahti teha. See sunnib inimestel oma maskid langetama, sest see on ebamugav. Ja lihtsalt on täiuslik ja piiritu. Ja kui vaadata nüüd seda tingimusteta armastuse nagu energiat maailmas ja iseendas, siis maailmas, kui sa vaatad maailma, see avaldub sellises vaikuses, kohalolus, vägivallatus suhtluses, loomulikus lahkuses ja andmises ilma tagamõtteid ootamata. Tingimusteta armastus avaldub vaikuses, kohalolus, vägivallatus suhtluses, loomulikus lahkuses ja andmises ilma tagamõtteid ootamata. Kui palju tingimusteta armastust saame me lubada endal nüüd vastu võtta? Eks ju. Ja iseendas võib see avalduda siis, kui sügava rahu, pehme südame avatusega, sisemise naeratusega, piiritu ruumitundega kehas ja teadvuses. Aga nüüd, kui me vaatame paarisuhteid või suhtleid või partnerlust või millegi loomist või koosloomist kusagil, olgu see siis suhetes või olgu see siis üldse nagu äri luues või olgu see koos midagi luues, konkreetselt midagi siia reaalsusesse, siis tuleb läheneda sellele väga ausalt ja teadlikult. Et tingimusteta armastus tähendab, et armastus on, sõltumata siis teise inimese käitumisest, sõnadest või valikutest, eks ju. Ja see voog, mis see seab piire ega nõua mitte midagi. Küll aga suhetes, inimsuhetes, kus me loome koos või elame koos, on väärtused ja piirid ja vajadused loomulikud, väga loomulikud ja vajalikud. Ülitähtis koht. Ja need ei ole tingimused armastuseks, vaid tingimused koos loomiseks ja koos eluks. Ülipalju aetakse suhetes sellist asja segamini. Et ma sean, et tingimusteta armastus on ju, aga kui me loome koos midagi siin, loome koos seda asja, kuhu me siin areneme, siis väärtused, piirid ja vajadused on loomulikud ja vajalikud.
see on üks väga oluline aspekt, inimesed. Kui me teeme äri koos kellegiga, kui me oleme suhtes kellegiga, see tuleb teadvustada. Ja kui sa tajud, et teise enesekesksus näiteks, karmus või mittearvestamine põhjustab sulle raskust või valu, siis sa soovid, et sind ju nähtaks ja austataks, siis see ei ole tingimus armastusele, vaid sinu enda väärtustamine ja oma energia austamine. Et vaadake, see on nüüd see õhkõrn koht, kus inimesed ajavad segi, lähevad sellest piirist üle, kus me laseme iseendal olla uksematid. Uksematiks olemine ei ole suhetes tingimusteta armastus. See on uksematiks olemine. Tuleb sisse sinu eneseväärtus, sinu piirid, eks ju, ja sinu soovid. Ja suhetes on see eriti tähtis. Teiste sõnadega sa ei sea tingimusi kellele ja kuidas armastust pakkuda. Kuid sa võid vabalt valida, kellega sa tahad oma elu ja sügavamat lähedust jagada. Ja tingimusteta armastus ütleb, et ma armastan sind sellisena, nagu sa oled. Nagu sa oled, see on tingimusteta. Ja teadlikus suhtes, teadlik suhe ütleb, ma valin, kuidas ja millises ulatuses, kuulake, kuidas ja millises ulatuses ma loon koos sinuga. Kuidas ja millises ulatuses ma loon koos sinuga. Ja arvestades, kas see toetab mõlemaid. Reedel on tulemas mastermind Jumaldades meest. Ja vaadake, seal tuleb see aspekt vägagi jutuks. Teadlik suhe ja tingimusteta armastus üli nagu olulise koha pealt tuleb see esile, mis me siis reede õhtul 2. mail kõneleme. Et tulge kohale, kes ei ole ennast kirja pannud. Ma juba tunnen see, kuidas seal midagi hakkab avanema, sest mul sees on mingi teatud siuke vibratsioon või siuke natuke justkui siuke nagu võbelus või siuke ärevus natuke, mis on siuke mõnus ärevus. Et mida see luua saab. Just, ja nagu lühidalt tingimuslik armastus, siis inimkogemuses, eks ju, et armastust antakse või hoitakse alles ainult teatud tingimustel. Ma armastan sind, kui sa käitud nii, nagu ma ootan, või ma armastan sind, kui sa täidad mu vajadusi või ootusi. Ja kui sa seda ei tee, siis ma sind ei armasta. See on mõttemuster. Ja tingimuslik armastus seob armastuse tingimustega, nõuetega, ootustega, kokkulepitud reeglitega, mille täitmisel armastus voolab ja mille rikkumisel see katkeb või tõmbab tagasi. Ja pange nüüd tähele seda, kui palju selles maailmas me seda oleme loonud alateadlikult, eks ju. Miks inimesed loovad tingimustega armastust? Tingimusteta armastust, sest et hirm ja vajadus kaitsta iseennast. Eks ju, lapsepõlve kogemused ja kõik muu. Siin on hästi palju asju, see on seotud siis teistele meeldimisega või millegi tõotamisega, on ju. Teine asi on, miks nad valivad. Tingimustega armastusel on tohutu kontrollivajadus. Et kui inimene ei usalda eluvoogu ega iseennast, siis ta püüab armastust vägagi kontrollida läbi tingimuste. Läbi siis kaose või kehtestada teatud reegleid või
või manipuleerida või midagi sellist, et kui sa mind armastad, siis sa ei tee selliseid asju. See on hästi suur manipulatsioon. Miks inimesed valivad tingimusliku armastuse? Eneseväärtuse või enesehinnangu puudumine, kõrge väärtustamise puudumine. Kui inimene ei tunne seda kohta, et ta on armastust väärt ilma tegudeta või ilma mingi asja andmata, siis ta vibreerib sellist mustrit teistesse kogu aeg, et kui sa mind tõesti armastaksid, siis sa tõestaksid seda selliselt, või et kui sa mind armastad, siis sa teeksid seda või toda. Või kui sa mind armastad, siis see väljendub selliselt, eks ju. Et see tuleneb sellest, et eneseväärikust ja väärtust pole inimestel. Igasugused sotsiaalsed ja kultuurilised eeskujud ja mallid, mis siis samuti loob seda, miks inimesed armastavad tingimuslikult. Ühiskond õpetab siis sellised varjatud viise, et armastus tuleb justkui välja teenida. Minul oli see hästi suur aspekt, armastus tuleb välja teenida. Et see on nii rumal, see pole üldse teadlik, see on väga ebateadlik ja rumalus ongi ebateadlikkus. Me teeme ennast rumalaks selle asemel, et näha, kui suur väärtus sa oled. Eks ju? Et see tuleb justkui välja teenida või väärida või hoida läbi käitumise ja mingisuguste reeglite seda mingisugust staatust. See ei ole tõde, eks ju. Ja kui inimesed seda teadvustama hakkavad, siis teadliku inimese, kuidas öelda, teadlik inimene hakkab mõistma, miks inimesed käituvad, nagu nad käituvad. Ja siis me enam ei reageeri nendele inimestele selliselt, vaid me mõistame, kus ta oma reaalsuses asub, eks ju. Et teadlik inimene mõistab seda, et armastus on ta enda loomulik olemus, eks ju. Ta nagu teadvustab seda reaalselt. No sina ka. Ja mitte millegi eest ega mitte millegi vastu, vaid sa oled see. See on su olemus, see on su hing, see oled sa kõik. Armastus on. Ja teadlik inimene armastab tingimusteta ja valib teadlikult, kellega ta loob sügavama läheduse ja koosloomise, kes on need inimesed, partnerid ja nii edasi. Mis tähendab seda, et sa ei lase endale lähedale inimesi, kes ei austa sinu tingimusteta armastust, kes ei austa su väärtust, kes ei austa su olemust, eks. Ja sul on suhetes väga tähtis koht. Ja selleks, et seda hakata nagu teadvustama, jällegi Lady Grace'i teekond, kallid naised, nagu kvanthüpe. Osad naised, kes siin on läbinud selle ja läbivad praegu seda programmi, saate siia kirjutada oma teekonnast ja oma kogemusest, kui suure kvanthüppe te olete teinud. Ja kolmas asi, mida teadlik inimene kindlasti siis mõistab, ta mõistab armastada, saab alati, aga suhete loomine vajab kahte ärganud hinge, kes mõlemad väärtustavad tõde. Olgu see siis suhe nagu mehe ja naise vahel või olgu see partnerlus äri loomises. Ja nad väärtustavad tõde, vabadust ja avatud südant. Et mis point on üldse koos luua kellegiga siin maailmas, kes ei väärtusta tõde, vabadust ja avatud südant. Need on need küsimused. Tingimuslik armastus sünnib alati hirmust. Ja tingimusteta armastus sünnib teadlikkusest. Ja sellepärast teadlikkus on ülim. See on kõik. See on puhtus, see on tõde. See on see kõik. See on see, mida me kõik peaksime
kõige entusiastlikumalt, kõige suurema põnevusega, kõige enam valima oma ellu. Sest et seda valides sa oled tohutu indikaator, tohutu reflektor, meeletu manifestor ja generaator, et maailmas saaks üle võtta tingimusteta armastus ja teadlikud suhted. Kallid naised ja ka mehed. Meil on aeg iga päevaga rohkem ja rohkem valida iseennast. Tingimusteta luua teadlikke suhteid, luua enamat, teadvustada oma väärtust, julgeda tõusta siia maailma ja teha koostööd teadlike inimestega. Meil pole tarvis kedagi päästa, sest meie loomejõud läheb musta auku, kui me päästame. Meie ülesanne on ühendada teadlikkuse jõud ja luua läbi teadlikkuse enamat. Ja see algab kõik sinust. Kui sa oled valmis astuma tingimusteta armastusse iseendaga, siis kõik see väline hakkab sulle näitama seda, kes sa päriselt oled. Aga praegu ma jätan teiega siin Tšaupaka. Täna on teisipäev. Kes ei ole veel kraadimisel käinud, tulge kraadimisse ja keda tõeliselt kõnetab see, et sa soovid sa ei viitsi mängida väikest mängu rohkem. Sa ei viitsi, sa ei taha, sa soovid astuda oma totaalsesse särasse. Sul on kopp ees pisikeste sammude tegemisest ja mingisuguse sinkavonka tee astumisest ja sa oled valmis astuma oma elu täiesse särasse, lõputusse särasse, eneseteadlikkuse kiirteele, totaalses tingimusteta armastuses, siis tule kraadimisse, sa saad teada, kus sa asud, sa saad hakata märkama, sa oled teadlik sellest, kus sa asud oma elus, oma joondusega ja siis sa saad hakata juba tegema teadlikke valikuid, kas see programm 12 nädalat Lady Grace teekonda on sinu jaoks või siis mitte. Ja kallid mehed, ma loon praegu ka programmi teie jaoks 12 nädalat, kus sinu meel ja süda saavad luua tasakaalu. Et sa hakkaks mäletama, et sa oled see vägi, mida naised igatsevad. Siis sa oled see tugi, kus naised saavad tõusma hakata. Sa oled see mägi, mida mööda valgus tõuseb. Ja naistele Mastermind reedel siis jumaldades eest. See on selline lühike, väike sissejuhatus siis sulle, naine, Lady Grace'i teekonnal. Väga imelist olemist teile praegu. Kohtumiseni, tšau!